sõbrad, üritasin Bangkoki lennata, aga praegu ma olen siin Istanbulis selle vägevat trepi juures. Sellepärast, et 22 tundi layover on Istanbulis teel Bangkoki ja siis töölerdame siin linna vahel. Mingi öö oli ka lennupiletite sees, mingis hotellis. Ühesõnaga, Dubai šokolaad on siin mingi räägi teema. Dubai šokolaadi laadne asi. Ühesõnaga, Dubai on siuke. See oli selle lennupileti hinna sees. Lennupilet maks mingi 650. 625. Selline. Õues on kaunis vaade. Ja siis tuba on suht suur, 3 voodit on. Family room, eks me olemegi väike pere siin kahekesi. Aine. Sina, mina olen mu 2 kesen. Ja, that fat ass. Ühesõnaga, peldik on siin, peldik on päris huvitav klaastuksega. Pead väga mugavas suhtes olema, et siia tulla klaasuksega peldikuga hotelli tuppa. Võt. Ja dušist tuleb isegi peldikus telefon helis. Vaatame. Hello, tere. Kuradi. Ma ei saa aru, et ainult peldikus on, seal ei ole telefoni või? On. Aga ainult peldiku telefon helis, kas sa helistasid mulle peldikusse või? Aa, see helistasid ka see. Ma kuulsin ainult peldiku omast. Ma olin peldikus võib-olla sellepärast, ma kuulsin ainult peldiku oma. Hea küll, jõudu ja austust pealt nägemiseni. Ühesõnaga, peldikus saab mugavalt kõnesid vastu võtta, nagu näha. Ja kraanikauss on siuke, uhke. Personaaltreener oli seal peeglis. Ja siis pidi siuke life hack ka olema, et kui tossud haisevad, need on ju minuga terve eilne päev ringi reisinud, need kossid, et siis pidid panema teepakikesed tossude sisse ööseks. Aga siin ei ole ei vegeetiat ega ühtegi teepakikest ega midagi, nii et kahjuks ma ei oska öelda, kas see life hack toimib. Pole varem Türgis käinud, arvasin, et on jube odav koht, aga tegelikult nii odav ei ole. Kohvi on igal pool Starbucksis kallis, 4 eurot, flat white ja nüüd võib mind tšekuks kutsuda. Kohele me joome odava õllega selle kalli kohvi tasa. Seistes maksis mingisugune kebaab 3 euri mingisuguses odavas putkas. Kebaabilaadne toode. Maitse on hea, õlle ei müüda. Ja kui tahtsid maha istuda, siis on mingi 10-15 euri, 12 euri, midagi taolist. Ja praed on natukene kallimad. Õlle poes, paljudes poodides hindasid pole, on nägude järgi. Mul on selline nägu peas, et ma maksin 3 euri ühe õlle eest. Proovime siis kohalikku õlle, kuna siin vist viisakas ei ole tänaval ringi kõndida õllepudelis. Samas poe nurgas kiirelt ära jooma varjus. Ühesõnaga poe nurgast saadeti ka ära, sest oli kellegi kohvripood on seal. Aga Efes Pilsen ja suht okei maitsega tegelikult. Efes Extra Shot 9 volli, proovime seda ka. Põhimõtteliselt sama maitsega nagu see teine, aga efekt on parem. Ja siis kui maha istusime, siis oli mingi 7 kuskil söögikohas. Ja kärbes on ka õlle sees. Hashtag loodus. Tahaks ära minna, aga ei lasta ära, sest peab vahepeal teed jooma ja mingit magusat asju sööma. See on juba söödud. On juba kuum, sellest ei saa praegu lahti, seda on nii palju ka. Ikka ei saa minema. Ja vahepeal kassid muutuvad, aga kliendid on ainukesed samad meie. Anna. Ühesõnaga teine kass on siin ka, aga ma pole teist lihtsalt filminud. On ju nii, Ketrin? Vot, veepudel on odav poes. Väga hea, mulle meeldib vett juua, kasse on väga palju. See pink on nii karvane, et see on vist aastaid tema pink olnud siin. Otsi omale uus koht selleks, et omale tossu jalga proovida. Kassid mulle meeldivad, aga koeri ei ole. Nii et kassid ja koerad on ilmselt tülli aetud oma vahel. Aga näed, esimene koer. Kasside võimu all siin peab peitma ennast nurgas. Soovin edu sellele koerale siin kassimaailmas. Hommik on kohe läbi, kohe peab lennujaama tagasi minema. Ühesõnaga lennujaamast tulime Istanbuli eile. Takso karjub. Agressiivne ongi. Ühesõnaga, eile tulime lennujaamast 55 euroga väikse Fiatiga siia Istanbuli kesklinna ja täna võtsime siit transferi siis sellest hotellist, mis on suur mersubuss, siuke Maybach kindlasti. Ja see maksab ka 55, aga siin on palju rohkem ruumi. Istanbuli lennujaamas maksab lekkpurk õlut, kui tahad külma 15 eurot. Ja purk on asja eest kuldne, sellepärast, et see on kulla hinnaga. Jube hea külm on küll ja kallis, nii et siukest värk. Ja siin on siuke trepp, kus saab nüüd hotelli juurde, selle poisiga mängisin just palli. Aga lähme vaatame siit trepist üles. Ketlinile meeldivad trepid. Kuidas sulle see trepp meeldib, Ketlin? Ei vasta. Igatahes. Positiivne, värviline trepp. Ja söögikoht on siin, kus see poiss pärit on, kellega ma just ühe pallimängu tegin. Kellegi võõrast last ei ole ilus filmida, aga vaata, kui õnnelik see poiss seal selle palliga on. Üks närune, katkine pall ja nii palju lõbu. Loodame, et autoteele see pall ei lähe seal. Seis on. Natuke veel minna.
siin on põhimõtteliselt siuke shopping street'i laadne asi, aga iga selle poe all on mingisugune keldriruum, kus mingisugune räige õmblemine ja värgid käivad, laod ja poed. Siuke huvitav tänav, möll käib ja seal härra müüb seal saia ja lennukis saab ka saia. Väike omlett, väike kohvi, väike vesi, väike mingisugune aprikoos ja maius. Toidud on tegelikult head. Enne oli kanariis mingi mölluga, nagu oleks mingi toitud kava peal ja nüüd ongi omlett spinatiga ka väga hea. Ja Kertin sai hommikul üks banaanabreedi, mille ta on juba ära söönud. Enne võib-olla jõin paar õllega ära ja nii ta läheb. Ühesõnaga 1,5 tundi on lennata, siis jõuame Bangkoki kohale, mingi 8 tundi on lennatud, aga öö läbi maganud ei ole, või öö põhimõtteliselt alles algab, aga seal on hommik. Vaatame, libistame võib-olla -1 öö, vaatame, mis saab. Head nägemiseni.